Mis te uut täna näitasite siin? Elisa demonstreeris täna kapilaarvõrke, mis on tuleviku teema mobiilse interneti pakkumiseks. Ja täna me näitasime 2 pilootlahendust, üks siis Huawei poolt tarnitud Pico tugijaam ja teine LampSite lahendus, mis on mõeldud suurematele ärimajadele ja miks mitte ka staadionitele ja kontserdisaalidele. Uus small cell või siis kapilaarvõrkude lahendus sobib nii äri- kui erakliendile. Ärikliendile ennekõike räägime väiksematest ja suurematest firmadest ning ka ärimajadest, kus on alati oluliselt suurem kogum kliente, keda me teenindame, ja samuti saavad erakliendid sellest osa näiteks kaubanduskeskustes või mingites muudes avalikes hoonetes kesklinnas näiteks. Mõlemad lahendust me oleme testinud selle aasta algusest. Üks Pico tugijaama lahendus asub meil Kristiine kaubanduskeskuses Elisa esinduses ning konkreetselt LampSite lahendust me oleme Elisa kontoris testinud viimase 6 jooksul. Mis firma tehnoloogiat te kasutate? Antud pilootprojektid on läbi viidud Huawei tehnoloogial. Huawei on kahtlemata selles vallas innovatsiooniliider ja ennekõike on väljapaistev nende LampSite lahendus, kus on tõesti võimalik integreerida nii 3G teenused, 4G teenused kui ka LTE Advanced ehk siis 300 megabitti mobiilse interneti teenus. See saab olema meie mobiilse interneti toote üks osa, lihtsalt kapilaarvõrgud või small cell lahendused on mõeldud oluliselt parema siselevi tekitamiseks ennekõike mobiilse interneti kasutajatele ja samuti tagab ta alati piisavad kiirused mis tahes rakenduste kasutamisel, olgu see YouTube või Instagrami näiteks piltide üleslaadimisel. Ja mis ta hakkab siis kliendile maksma? Kuna ta on meie teenuse osa, siis klient liitub meie mobiilse interneti pakettidega ja mingit ekstra kulu sellega ei kaasne. Ja mis põnev huvitav toode see siin praegu on? See on nüüd siis Elisas testimisel olev LampSite lahendus, ehk siis välja näeb nagu tavaline Wi-Fi boks, kuid siin sees on siis 3G moodul, 4G moodul, lisaks võimalik panna ka Wi-Fi moodulit ja tekitab siis nii-öelda siselevi. Ja nagu ma sain aru, see toode saab oma kõik nagu toite ja kõik vajalikku kätte ainult ühes kaablist. Täpselt nii ongi, et see on selle toote eripära, et ta on äärmiselt lihtne paigaldada. Põhimõtteliselt sisse läheb ainult üks Ethernet kaabel, millel siis ka toide küljes võiks olla ja nii lihtne ta ongi ja põhimõtteliselt ainult riplae külge paigaldada. Ja klient saab ise otsustada, et mida ta soovib sinna sisse, kas see on 3G, 4G või siis mingi muu asi? Põhimõtteliselt selle jätaks nagu operaatori otsustada, et pärast siis levi mõõtmisi näiteks saab siis operaator otsustada, mida täpselt oleks vaja, mis moodulit paigaldada. Aga tulevikku vaadates, kui nüüd kunagi tuleb 5G, kui lihtne või keeruline seda on sinna lisada? Seda on äärmiselt lihtne ja põhimõtteliselt täna isegi 2 4G mooduliga annaks tekitada 300 megabitti juba allalaadimist.